tere! See video on mõeldud neile, kes esialgu ei söanda Masteris muud teha, kui et tahaks kasutada mõne teise toreda õpetaja loodud materjali ja anda see õpilastele ülesandeks. Et tahaks lihtsalt näha, kuidas see käib, ei midagi enamat. Niisiis selline kiire juhend. Lähme sellisele lehele nagu masteriapp.eu. Siis logime sisse või registreerime, kui kontot ei ole. Selle jaoks on eraldi video, ma siin ei hakka näitama, kuidas see registreerimine käib, võib-olla saate ka ilma videota hakkama. Igal juhul, kui olete registreerinud, siis logite sisse. Jõuate avalehele. Tuleb minna siis kohe tundide varamu alla, kui te tahate kellegi teise materjali kasutada. Siit otsite ülesse, mida te soovite. Võite siit otsida kas või mingisuguse nime või autori järgi. Võtate siit mingi tunni ja selle alt tee endale koopia. Siis sain sellise koopia siia ja nüüd loo ülesanne. Esialgu soovitaksin igaks juhuks teil, kui te tahate tõesti kiirelt läbi proovida selle asja oma õpilastega, siis võtta maha see tingimus, et ei nõuaks läbijalt sisse logimist, siis ei pea õpilased kontosid tegema ja on teil võib-olla mõnevõrra lihtsam. Ja loon ülesande ja siis siit see link kopeerite kas niimoodi või siis parem klikk ja kopeeri ja kleebite selle siis kas e-maili peale, mis te õpilasele saadate, või siis e-koolis või stuudiumis koduse ülesande alla, kuidas iganes te edastate õpilastele informatsiooni. Ja nemad lähevad selle lingi peale ja asuvad läbima. Ja pärast ilmuvad teile tulemused siia alla. Ja rohkem siin tegelikult ei olegi. Ja kui te olete selle läbi proovinud, siis soovitame vaadata ka ülejäänud videosid ja saate võib-olla teada, mida põnevat te veel Masteris saate teha.